Täna on reede 2025. aasta 25. juuli ja tulin Sookalda külla Ainuvälja tallu. Sain siin kokku Urve Martinsoni ja tema poja Alo Martinsoniga ja meil on plaanis koos minna Kõlliste Uuetoale, kus Urve on sündinud. Alustame oma teekonda Ainuväljalt, sest siin on ait, mis 90ndate alguses Kõlliste Uuetoalt ära toodi ja siin uuesti püsti pandi. Ilm on vihmane ja tuuline ning vahepeal on kosta ka kõuekõminat. Sellest aidas ma oskan öelda nii palju, et see valmis aastal 1944. Me oleme täna siis nüüd jälle pärast aastast pausi siin Paadremaa kandis. Hetkel oleme siis Ainuvälja talus, kus on vana Kõlliste ait. Ja kui täna ilma peab, siis meil on plaanis ka minna sinna Kõlistesse ja uurida seda Kõlliste Uuetoa lugu natukene pikemalt seal koha peal. Aga ema teab rohkem sellest aidast rääkida. Ja ma arvan, et ema, sa räägi siis aidast, et see on ju 44. aastast pärit, nii nagu sinagi. Jah, selle aida 6 osa on sellest ajast pärit. Ja mu ema aitas selle aida katist ehitada ja ta pidi selleks olema üsna kõrgel ja ta tundis väga suurt hirmu anda isale sündleid kätte. Sina olid siis kõhus ja olid ema ja minu vanaema ja minu vanaisaga siis seal seda katusharja tegevust. Just. Et niimoodi vanasti need asjad käisivad. Ja pidi olema siis aprillikuu või märtsis või... Kunagi kevadisel ajal jah, sest mina sündisin ju aprillis. Ja ma ise tunnen ka, et ma kuidagi kardan kõrgel on. Kui see sellepärast siis ikkagi on. Mina olen ka selles aidas ükskord nii-öelda ööbinud. Tegelikult tänaseks päevaks ma olen 2 korda Kõlliste Uuetoal ööbinud. See oli üks kord oli paar aastat tagasi, telkisin seal. Aga see oli 86. aastal me vist emaga püüdsime meenutada, millal me meie perega viimast korda Kõlliste Uuetoal käisime. Niisama seal aita koristasime natukene, vaatasime, kraamisime seda Kõlliste Uuetoad. Ja 86. aastal oli ju Kõlliste Uuetoa vanaisa kahjuks oli just lahkunud, nii et mesilasi seal ei peetud mõni aasta varem. Tõenäoliselt vanaisa pedas seal mesilasi ja siis kogu see tavaar oli tal selles aidas, sest see Kõlliste Uuetoa maja vanaisa müüs paikidena maha 60. umbes niimoodi alguses. Jah, see võis olla nii. Sellepärast, et see vana maja ta lammutas 51. aastal. Jah, vanemad esimesed hooned, kus siis minu vana isa Aleksander, mille ta ostis, et see lammutati maha küttepuudeks ja see vana ait, mis oli ka seal, see lammutati ka küttepuudeks. Et see oli parasjagu selline hea talumehelik mõistus, et kui paigid olid juba hoovi peal, siis need ära kööti. Ja selleks ajaks oli valminud Kõlliste Uuetoa suurtalu, mis valmis 40. ja siis mõni aasta hiljem sai vanaisa valmis selle. See oli uus ait siis. Ja selle uue aida, jah. Ja see uus ait siis täitis seda Kõlliste Uuetoa eluhoone funktsiooni ka pärast seda, kui eluhoone paigid olid ju ära müüdud Pärnusse. Nii et 20 aastat oli see siis nagu metsaõnn seal. Loodetavasti me täna lähme sinna ja näeme seda paika ka, kus see täpselt oli. Ja 91 jah, minu meelest küll. Tõenäoliselt oli see, kui see ait tuleb nüüd Kõlliste Uuetoalt siia Ainuvälja, kust minu vanaema
abiellus Kõliste Uuetoale. Ja 91. aastat maareformid ja sealt edasi on see talu olnud täna meie poolt selline, nagu ta täna on. On kõrged kivimüürid. Mis sa veel oskad öelda? Ega midagi. Nostalgia. Lambad olid seal paremal kuuri otsas. Jah, paremal pool oli veel puust kuur. Jah, suvel olid seal lambad ja siis kunagi oli natukene küttepuid ka. Aga tore on jah siia tulla ja meenutada seda ööd, mis mina seal olen siis maganud üks kord. Mis see veel Kõliste Uuetoal oli. Jah, siis oli ju vanaisa ja vanaema voodi, lahti tõmmatav voodi oli sinna aita pandud. Ja seal oli 2 voodit, ma mäletan, teie magasite ühes, me magasime siis venna ja õega kuskil ka. Ma võisin isegi põrandal ka magada. Ma arvan, et te magasite põrandal see kord. Väga võimalik. Täna on seal saun, et saaks kütte panna. Üks suvi, ma võisin olla 3 või 4 aastane, siis seal aidas oli 3 suurt salve. Ühes oli rukkis, teises nisu ja 3. herned. Ja kui me seal aidas käisime, siis ikka võtsime ühte peopessa natuke rukkist, teise nisu ja herned olid kusagil taskus siis. Tegelikult oli päris suur ait, et mis siin siis veel olid? Eks seal oli igasuguseid tööriistu. Jah, tööriistu ja siis seal käisime viimast korda, siis oli raamatukapp ka toodud. Aga raamatud olid sees seal või? Jaa, see raamatukapp seisis meil tavaliselt söögitoas Kõlistes ja pärast, kui maja enam ei olnud, siis niisugused asjad, mida polnud kuhugi panna, nii pandi siis sinna uude aita. Jah, mina mäletan, et kui me 86. seda siis nii-öelda kraamima läksime, et siis seal oli ka kilakola oli ka üks jagu, ütleme niimoodi. Ai, seal olid, mäletan veel, seal olid 2 suurt tünni, kohe niisugust suurt tünni. Ja ma ei tea, kas nüüd, kui see ait siia sai tuua, kas need tünnid toodi ka siia või igal juhul need olid täiesti korralikud. Küllap need toodi, jah? Jah, küllap toodi. No, selle maja nii-öelda nurga alt algab siis minu vanaema poolse suguvõsa tee siit Paadremaa kandist. See oli siis, mis ma nüüd ütlen, et ma ei valeta, kas 1922, praegu kiirelt ei arvuta välja. Ühesõnaga noore tüdrukuna vanaema tuli siia oma vanema õe pulma ja jäi haigeks. Ja jäi natukeseks pikemaks ajaks siia. Ja kui sa oled juba natukene pikemaks ajaks siia jäänud, et siis pakutakse sulle mingeid tegevusi, ja niimoodi jäigi minu vanaema siis 14 aastat siia Ainuväljale oma vanema õe juurde talutüdrukuks. Nii et tõenäoliselt just see sama nii-öelda laudaots, mis siin on, oli minu vanaema töökohaks siis 14 aastat ennem kui ta siis 41. aastal läheb vanaisa juurde elama Kõliste Uuetoale. Vanaisa on seal siis 40. maja valmis saanud. Vanaisa oli ükskord öelnud ka niimoodi, et vot enne naist ei võta, kui maja valmis on. Ja siis nii-öelda nende teed siit sellest lauda nurga alt lähevad edasi sinna Kõlistesse. Ja see on pikka aega olnud minu vanaema töökoda. Õnneks on siin täna endiselt vanaema, siis vanema õe järeltulijad ehk tütar.
ja sellepärast me siin siis ka käime. Kogu aeg, kui me Paadremaale tuleme, enne kui me sinna metsa vahele läheme, et on ju ole mööda minna, kui sa tead, et on vaja ikkagi külast läbi astuda. Tänagi öeldi, oleme siin. Minul on telk ülesse pandud, ma loodan, et ma saan siin ikkagi suvele vastavalt ööbida ikka telgis. Aga mine tea, kui ikka läheb kehvaks see ilm, et ma saan ka tuppa minna. Kuna vihma sajab, siis kasutame aega karjalauda juures mälestusi vestes. Urve on siin laudas töötanud aastatel 1958 kuni 1961. Keskmiselt selle grupi suurus iga lüpsja jaoks oli ju 15 lehma umbes. Kuidas see nüüd oli, sa ütlesid, et 1. aprillil 49 tehti see kolhoos siin. Ja no mina küsisin just, et mis hetk on see siin, kus kõik need taludest loomad ära viiakse kolhoosi. Ja need otsad peavad kokku tulema. Ehk et siis 49. on kolhoos siin, see hoone palju natukene hiljem ja siis jäävad siis talud nii-öelda natuke loomadest tühjemaks ja siis läheb see möll siin lahti tõenäoliselt. Seal oli nii, et kui 25.6. viidi inimesi massiliselt Siberisse, siis pärast seda kohe moodustati kolhoos. No siis oli kolhooside nii-öelda tekkimise kõrgaeg, et ma vist kuskilt hiljuti lugesin ka, et ennem oli Eestimaal umbes 300, ma võin valetada ka, aga umbes see suurusjärk oli niimoodi. Ja siis 6 aega hiljem peale küüditamist oli neid 10 korda rohkem, et 3000 kolhoosi. Et kõik tegid hirmuga need kolhoosid valmis, sest et keegi ei tahtnud ju Siberisse minna. Ja siis taasakesi, kas oli 5 või 10 aasta pärast oli jällegi see kolhooside liitmine. Et neid väga palju kolhoosi on vaja, et siis jälle see kolhooside üldarv Eestis langeb jälle kas 700 või kuskil niimoodi. Ma 1000 paiku, aga see meie kolhoos, selle nimi sai, esialgu oli kolhoos nimega Tulevik ja esimees oli Ainuvälja sass. Ja selle kontor oli seal Jaanijõil, kohe Ainuvälja kõrval jõe ääres oli kontor. Nemad Jaanijõri rahvas viidi Siberisse, nädal hiljem tuli sinna kolhoosi kontor. Huvitav, kuidas need nii-öelda see kolhoos luuakse, et kas siis ennem lauta, et see vahe, et kas need loomad siis on veel nii-öelda taluperemehe omad või juba nad võetakse nii-öelda kolhoosi nimistusse, et kui tädi Maali läks siis eile hommikul ta lüpsis oma lehma ja sai oma piima, et siis järgmisel päeval ta juba lüpsis kolhoosi lehma. Kolhoosi karjamaad olid juba, kohe võeti ju maad ära ja siis ta lüpsis piima juba kolhoosile ja pidi selle kindlasti kolhoosnikele andma. Täpselt ma ei oska muidugi öelda, aga inimesed, kes pidid kolhoosi minema, tegid need avaldused valmis ja viisid ise lehmad, lambad igale poole, kuhu kästi. Ja see kõik ei toimunud muidugi ühe päevaga. Täpselt ei tea, Kindlasti nad tegid ise need avaldused valmis, et see kuulus toona oli selline komme. Nii ta oli. Ja vaat selle lauda selles pööningul ma olen terve suve maganud. Seal oli ju õhtune lõppes, läksime magama, siis tegime hommikuse lüpsi ära ja siis saime koju minna. 39. aastal oli Eestis talude loend ja minul on siis meelde jäänud meie kõliste uuetoas oli üks hobune, kas oli 3 lehma
ja siis umbes 10 lammast ja mõned sead ka, et sellepärast ma küsisingi ennist, et kas need kõik astusid kolhoosi seal mis hetkel, et kas vana-vanaisal nii-öelda ühel hetkel on ta need loomad siis kolhoosis. Mina tean näiteks, et seda aega mäletan, kui meil oli 4 lehma ja 1 lehm viidi söövile sinna Haapsalu kanti, siis 1, las ma mõtlen, 1 läks kolhoosi, 1 jäi endale, 1 ma ei tea, kuidas, aga vaata kui põnev, et 1 läks kolhoosi ja 1 jäi ikkagi tegelikult sinna nii-öelda talu juurde. Et see... Aga 1 nendest 4 jah, ma ei oska praegu öelda. Võib-olla müüdi maha, seda ma ei mäleta. Aga hobustega on nii, et... Seal võis olla ka see, et sul ei tohtinud kodus võib-olla liiga palju neid lehmi olla ka, et igalühel oli 1 ja sellest pidi piisama. Ma tean, et hobustega oli nii, et see noorem hobune Taili, tema müüdi Sinti ja viidi Sinti ära ja siis Ella, see vanem, jäi meile ja tema läks kolhoosi. Aga sigadest lammastest sigu oli meil tavaliselt 2, kui põrsaid momendil ei olnud. Ja siis lambad oli umbes 10. Tavaliselt nagu ikka 9 valget ja 1 must. Jah, sellest talude loenduslehest ma mäletan ka, et seal oli ka kirja pandud, et kui palju oli talu siis sel aastal oma tarbeks loomi nii-öelda söögilavale pannud. See oli ka vist 1 siga ja kas oli 1 lammas või 2 lammast oli selline nii-öelda talu 1 aasta lihamoon. Saame sealt poolt ka võib-olla sõita sinna, vaadata seda pikimaja ja arutada, palju siin lehmi üldse võis mahtuda siia. 120. 120 lehmi. Aega pole viita ja kohe, kui vihm lakkas, võtsime suuna Kõlliste Uuetoa poole. Kukeharja mäel tegime peatuse, et kitsalt seljandikult mõlemale poole avanevat vaadet imetleda. Täna me oleme emaga siin Aadremaa kandis ringi rallimas ja eksurseerime ema lapsepõlvemaadel. Loodame, et jõuame ka Kõlliste Uuetoale ja et üle vaadata siis meie vanavanemate talu, mis on natuke nagu meie Hällitalu moodi võiks öelda. Aga Kukeharja mäel olen mina esimest korda elus ja on tõesti mägi, et sellise seljakuna siit läbi metsa ta voolab, et ühele poole jääb tugev nii-öelda nõgus maastik ja täpselt samamoodi on teisel pool selline nõgus maastik. Sus ma ei teagi, et Eestis kuskil mujal midagi sellist nagu oleks, et tõesti nagu selline ilus korralik tee läheb pikki seljakut. Igal juhul on väga põnev ja meil on ka kohal giid kaasas, kes oskab meile natuke rohkem seda ümbruskaudsust valgustada siin. Et tänu temale me teadsimegi, et siin on Kukeharja mägi. Nii et jääge meie. Parkisime auto natuke enne Rõunamäe tee äärde, sest edasi ei kannata sõiduautoga üritadagi. Edasi läksime jala ning sinna ja tagasi tegi meie teekond kokku umbes 4 kilomeetrit. Vaatamata sellele, et on vihmane ilm, on siin ikkagi päris palju just sääski ja parme. Et see on väga kasulik. Vaatamata sellele, et ma natuke ohvi siia peale lasin. Nad ikka saipad läksiga. Nii. Rõunamäelt alla jõudes vaatasime tagasi. Urve ütles, et ta oli lapsena seda teed käinud ainult 1 korra ja toona nägi siin mõistagi kõik hoopis teistsugune välja. Martinsonid liikusid omal ajal peamiselt mööda seda teed, mis läks Pikapõlma ja Rüüsma kaudu. Pool tundi oleme juba tulnud siin ja vaikselt liigume edasi
ja tänu tõesti selliseid tõrjemaagilisi võtteid kasutades need parmud saavadki tõrjutud. Nii et see on niimoodi tehakse. Otsem rada oli liiga mättane ja vesine ning seepärast otsustasime minna kõlliste juurest ringi. Kevadel tehti siin usinalt metsa ja seetõttu on kuni kõllisteni tee lahti sõidetud. Eks siis edasi vaatame, kuidas me üle värske raiesmiku ja siis veel üle mõne aasta taguse raiesmiku mindud saame. Pärast mõningast võsas ragistamist hakkasid kõlliste uetoa müürid paistma. Kui alo tehtud maketi vaadata, siis me lähenesime alt paremast nurgast. Umbes tund ja 10 minutit, aga meie peanupud hakkavad siin heinasest välja paistma ja meie kodutalu on siin nüüd käeulatuses. Et mamma on teinud läbi tubli matka, et läbi sellise võsa viimane peaaegu pool tundi niimoodi sõna otseses mõttes nagu poolpime kepiga ees seda teed otsides, et kas see lomp, mis see traktori tee on siia teinud, on ikkagi piisavalt madal ja see põhi piisavalt tugev, et sealt saaks nii-öelda läbi tulla. Pidime tegema ka ühe sellise skaudisilla väikese puurontidest, kus me siis tõesti imekombel üle saime. Aga kohal me mamma oleme. Nii, kaev. Repp. Laut, reanud. Jah. Ja mina olen praegu peaaegu selles vana kambri. Ei, vana kamber on natuke tagapool. Jah, seal ta on siit ja siit tuleb ikka hobuse tee. Ja. Ta on üks siit ees õues lihtsalt. Nii-öelda selle uue maja nuka juures seal. Kõlliste talukohast eraldatud Kõlliste uetoa ostsid 1914. aastal Aleksander ja Maria Martinson. Siia korjukülla Kõlliste uetoale koliti koos 2 poja Joanni ja Aleksandriga, keda hiljem pärast tema Sinti kolimist kutsuti ka Sindi sassiks. 4 aastat hiljem sündis perre 3. poeg August ehk Kusti. Ja see vana ait on siis nüüd siit omast kaevude taga. Maketti vaadates saab katuste järgi päris hästi vahet teha, millised hooned olid vanad ja millised uued. Ja siit siis läheb otse. Ja selle taga kasvas suur see pirnipuu. Johann Martinson ehitas aastatel 1938 kuni 1940 Kõlliste uetoale uue talumaja ning hiljem ka uue aida. Selle sama, mis nüüd on Ainuväljal ja mille juurest me oma tänast retke alustasime. Selle pildi tegi Johann Martinson arvatavalt 1940. aastal just pärast maja valmimist. Urve ja Alo seisavad praegu seal teisel pool pirnipuud kaevude juures. Vasakul on vana kamber, mis 50. alguses küttepuudeks lammutati. Maketil on ka olemas, on ju kaev ja siis see piivakaev. Kong siin ülal. Just. ...1941. aastal abiellus Johann Jekaterinaga, kes oli Sookalda külas Ainuvälja talus oma vanema õe Sinaida juures abiks. Niimoodi õdede kaudu on Ainuvälja ja Kõlliste uetoa omavahel seotud. Noorpere 3 esimest last, Vaido, Urve ja Helve, sündisid Kõlliste uetoal. Johanni ja Jekaterina 4. laps Juhan ehk Juku sündis Pärnus, kuhu pärast 1950. aastat järk-järgult koliti. Vanaema Maria jäi Kõlliste uetoale üksinda. Vanaisa Aleksander oli selleks ajaks juba hulk aastaid manala mees. No nii, kaevude juurest siia alla tulla on vana paju
mis on ühel vanal mustvalgel fotol, kus siis lapsed, Vaido, Urve, minu ema on ju, Elve ja Juku, kõik on ilusasti selle väikese redeli peal ja Vaido on ülal juba ja siis Juku on all alumise pulga peal seisab, et tänaseks on siis see paju selline, et umbes 56. aastal võiks see vana foto siin tehtud olla. Juku on selline 3-4, et tõenäoliselt võib olla 56. aasta suvi näiteks. Ja siit samast vanast pajust edasi minnes me leiame väikesed vundamendikivid, mis on siis vana aida vundamendikivid. Et kui minu vana-vanaisa siia selle talukoha ostab, siis on olemas vana tare, mis jääb siis sinna allapoole ja on olemas siin samas see vana ait. Ja järgmisena siis valmibki see maja. Seal Kivimüüril on aastaarvuks 1940. Ja vanaisa saab selle maja valmis ja siis Ainuväljalt saab omale pruudi siia minu vana ema. Ja nüüd umbes samas kohas, kus ma siis ennem siin seisin. Ema, mis põõsa all nüüd see Vaido sündis? Leedri põõsa. Oli, ma tahtsin just kontrollida. Ja siis see punase sõstar. Jah. Et siin siis minu onu sündis augusti alguses, et ilm oli tõenäoliselt soe, et oligi vanaema oli kodus ja siin selle Vaidoga siis hakkama said niimoodi. Ja teised lapsed, minu ema on järgmine talus sündinud laps 44. Selle uue aida loo me rääkisime juba ära, kus siis vanaema suure kõhuga seal vanaisa aitas, et seda aita ikkagi seal valmis saada. Ja loetud nädalate pärast sündis minu ema ja ma arvan, et ema oskab juba mäletab täpsemalt, kus ta sündis. Aga lähme tuppa, jah, ema on juba tuppa, ma olen ka tuppa. Siin on veel minu eelmise aasta lõkkepaik, mida ma tegin, kui ma siia ööbima tulin. Ja oli siis eelmise aasta juulikuu. Nendest lõkkepildid on mul just olemas. Aga see lugu selle lõkkega oli niimoodi, et me olime jõudnud ka, askeldasime sen ringi ja ema ja siis Ainuvälja Aime, kes oli ka siis Ainuväljas sündinud tütarlaps, oli meil toona kaasas. Ja nemad siis ma panin teele, nendega oli noorem Aimepoeg Joel kaasas, nii et nad ära ei eksinud, ilusti said rahulikult ära minna. Ja mina siis laotasin siia oma söögid lahti ja olin lõkke valmis saanud ja süütasin ja vaatasin kella ja kell oli täpselt 9. Otse kui Jaani tuli, oleks alanud kell 9. Et see oli selline täiesti kokku sattumus, ma vaatasin seda sama kella ja kell oli 9. Üle-eelmine aasta, kui me siia tulime, siis emal tekkis kihk, et me võtaksime kaasa vahtlilabidad, et selle trepi ära puhastada. Me asja kui naersin natukene seda, et mida sa sellest vanast trepist siin ikka küürid. Aga kui ma juba järgmine aasta siia taas tulin ja nägin, et trepp on ilusti puhas, siis ma ei pidanud seda enam küürima, ma sain siia ilusti maha istuda ja teha selle nii-öelda oma grillvorstid välja võtta ja hakata siis vaikselt õhtusööki tegema. Vot, sedapsi oli see lugu. Nii, siit lähevad sisse. Maja plaan oli siin siis 2 poolega uksed ja uks on, et ema on oma sünni kohta jõudnud, et lähme vaatame täpselt järele, kus ema sündis. Sinul on nüüd ilusti sa saad dokiga osutada, on ju, et mis siin olid, mis oli siin ja mis juhtus siin. Nii, mina olen siin selle koha peal, kus ma sündisin 81 aastat tagasi ja see on siin suur kamber ja samas sündis ka mu õde Helme. Ma lähen nüüd tema sünnikoha peale.
nii. Ja tema sündis umbes selle koha peal. Siin natuke lähemal. Siin Pliita müüri ääres oli see voodi. Et sealt, kus see konn umbes hüppab. Ja siin oli siis Pliita müür. Liit oli siin pool ja seal oli juba suurem selline ahi. Ja ema selja taga oli teine ahi, mis küttis siis 2 väikest tuba. Mamma ütleb, mis toad need seal taga olid. Need olid siis, seal oli papatuba ja siinpool oli vanaema tuba. Kambrist edasi rehetuppa. Mõned sammukesed. Ja uks läks läbi ukse. Nii. Ja siin oleme rehetoas. Rehetoas oli meil liit ja suur ahi ja need 2 puud kasvavad nüüd meie. Üks kasvab rehetoas ja teine peaaegu söögitoas. Rehetoa põrand oli sile sementpõrand ja siin me sõitsime, mina sõitsin oma 3-rattalisega, Vaido sõitis 2-rattalisega ja me mahtusime siin mõlemad sõitma ilusasti. Mina tean, et Vaido on rääkinud nüüd siin, et Vaido on nüüd see mees, kes on elusast peast näinud ka vana-vanaisa Aleksandrit, kes siia tuli. Vaido sündis 41. ja kahjuks siis vana Aleksander 42 suri. Läks Paadremaale umbes aasta hiljem ja Vaido mäletab, et tema on siis vana Aleksandri vuntsi katsunud. Ja vana Aleksander istus siin akna all tooli peal tihti ja vaatas siis oma seda õue, kus need kaevud olid. Sellist lugu olen kuulnud. Nii, ja siin tema saab kindlasti rääkida siin. Mina võin nüüd näidata ühte asja veel siit. Ära kui sisse. Jah, siin on nüüd see vana nii-öelda kelder, maa-alune kelder, kus siis sööki hoiti. Siin oli söögitoa ja sahvri vaheline sein, uks läks sisse, küllap siin olid moosid ja meepurgid ja seal olid siis kõik see, mis pidi külmas olema. Seda siia ei tohi sisse kukkuda. See on siin need 1,5 meetrit. Tule siia poole, siin on kindla, seal on juba lagi. Seal on, ja millal see kokku hariseb. Siia on väga kerge kukkuda ja et ei saa välja, issand jumal, kui Esimene uks on siin ka, me oleme siin esimese ukse juures, et kui talul tee tuli sealt poolt sisse, siis teine nii-öelda sissepääs oli majal siin. Et hoovi poolt seal ja siin oli selline sutsu väiksem asi. Ja siit sai siis kohe söögituppa tulla, et näiteks tulid poest, on ju, sul olid mingid asjad kaasas seal ja astusid kohe söögituppa ja tõstsid siis asjad kohe sahvrisse. Ja siit läks uks toast rehe alla ja rehe all oli kõigepealt 2 meetri laiune platvorm, kus peal seisid igasugused masinad, no näiteks veevurr või siis taarinõu ja seinal rippusid mikatid, hargid, hangud ja sellelt platvormilt läks trepp üles pööningule. Jah. Siit poolt läks siit otse upsti üle. Ühel vanal pildil on ilusti see trepp alles. Sellel pildil, kui nüüd vanaisa 60-ndatel alguses müüb maja palgid maha, et sellest on nüüd pilt ka olemas, kus need vanad ahjud on siin ilusti näha. Ja seal on siis näha selline päris lai ilus ja laugelt üles laka peale viiv trepp. Ja siin nende treppi all olid ka mamma 2 asja. Seal oli mingi kaalu. Vot üks oli siin ja teine oli siin. Ja siin ongi seda sellist laia 2 meetrist platet ka näha.
ja siis edasi rehe all olid 2 hobuselahtrit, üks seal maja esipoole ja siis teine maja tagupoole suunas ja keskelt läks uks lauta. Laudas oli ruumi 4 lehmale nägudega eesõue poole ja siis 2 sulgu sigade jaoks. Mõnikord oli mõni lammas ka seal, üldiselt lambad olid väljaspool meie peahoonet. Vaatame korra selle lauda osa ka siis täpsemalt üle, ema juba rääkis sellest, aga siit tulid vankriga sisse, läksid vankriga välja. Vaido rääkis, kuidas vanaema viskas hanguga sõnnikud peale ja jälle mindi siis sinna põllu peale või ümber maja teise põllu peale. Ja mamma, sina nüüd korra veel korda üle, kus need lambad ja sead ja hobused ja lehmad täpselt olid? Praegu oleme rehe aluses, sealpool oli üks värav, sealpool teine värav ja siin oli hobuselatter ühele hobusele ja sealpool teisele nooremale hobusele. Ja siit vahet läks tee lauta ja laudas olid nüüd 4 lehma selles ääres. Ja siin ääres oli 2 seasulgu ja nende ees oli väike niisugune aed veel igaks juhuks, kui oli tarvis. Ja üleval nii laudas kui ka rehe all oli nöör, kus ööbisid kanad ja kukk. Nööri peal lausa, parre peal ma ütleks mingisugune õrs oli, kus nemad ööbisid, ma ei oska enam öelda. Siin oli kindlasti ka see heinte alla viskamise luuk külal, et oli... Jah, heinte all, siin oli rehe toas või rehe aluses oli 2 seda luuki, üks siinpool, üks siinpool ja siinpoolsest luugist lükati pärast vilja vasindamist lükati need õled üles ja siit lükati heinu alla, tõsteti heinu üles ja pärast, kui vaja, siis lükati heinu alla. Kas see lehmade kohal oli ka mingi heina alla viskamise luuk vast? Ei olnud, 2 luuki. Visati siit alla ja viidi heinad. Kui reht peksti, siis siin rehepeksumasin seisis siin. See mootor oli õues, siis mootori küljest tuli see rihm masina külge ja siis rehemasin või rehepeksumasin seisis siin ja selle taga luugi peal olid 2 inimest, kes söötsid neid vihtusid ja sel ajal olid need vihud, see rehet alune oli täiesti puhtaks tehtud ja vihud olid siia üles laotud ja 2 inimest viisid neile sinna masina juurde vihkusid. Need söötjad panid vihud siia sisse ja siitpoolt äärest tuli välja põhk ja siis seda põhku võtsid siis jälle 2 veest ja seda siis, see saadeti ka üles pööningule ja siin ääres seisis peremees, kellel oli kott käes ja kes võttis teri vastu ja siin selle vastas oli inimene, kes võttis aganaid vastu ja aganad tõsteti sinna trepi alla siis. Aha.
nii palju ma seda mäletan. Ja üleval pidid olema need inimesed ka, kes siin neid heinu kui ka siis põhku. No need võisid olla paar naist hangudega. Nemad võtsid käsitsi. Jah, siit vedasid kaugemale ja siis sõtkusid siis, kui natuke vaja oli. Selline see taluelu oli ja sellest talude loenduslehest ma juba rääkisin. Mõnes kohas peeti, oli see viljapeksumasin õues. Ka meil oli alati siin rehe all. Nii, ema just rääkis, et siin ääres oli siis kõik võimalikud paberid ja raamatud ja vanad ajalehed. Pööningul siin ülal. Ühesõnaga küllap siis redelist mindi üles ja laoti need siin üles-alles. Ja mis on huvitav nende ajalehtede juures ära mainida, et minul on täna alles 3 aastakümmet perekonnalehte, mis siia tallu käis ja ema kandis neid ustavalt kaasas läbi kogu oma elu ja lõpuks ta siis loovutas need mulle, et need on täna alles ja vot ei tea, mida nendega veel peale hakata, aga ja Skaudi raamatutest on ka, sinu kätte said 2 seda käsitsi kirjutatud lehte, Metsiku Lääne pioneer. Ja seda kirjutas Kusti siis ju? Ei, see oli, Kusti ei kirjutanud. Need, ma ei tea, kes kirjutas. Üks oli kirjutatud ühe käekirjaga, teine teise käekirjaga. Aga see Skaudi vihik, kas see võib olla Kusti oma vihik või? No ei pruugi, võib-olla oli see lihtsalt... Need Metsiku Lääne pioneerid, need olid käsitsi kirjutatud ja palju korjas neid kokku see Tolli Kusti endale koju. Mina ei tea, kas see, ta nüüd elab, ma ei tea. Jah, talu nii-öelda vana Aleksandri noorim poeg Kusti, kes sündis nüüd siin talus 18. aastal. Et tema siis tegeles noorepõlves siin kohalikus kautlusega. Minu vanaisa, kes oli siis vana Aleksandri esimene, kõige vanem poeg, ka selle talu pärija. Tema oli siis eluaegne skaut pärast seda, kui ta Aegnal rannakaitse patareis ajateenistuse läbis. Oli ta jah siin kohalik Pärnu kandi kaitseliitlane. Ja noorem või keskmine poeg, keskmine poeg, keda meie tundsime juba Sindisassina. Et tema läks natukene varem, siis 39. aasta paiku läks siis Paadremaa küla keskele poodi pidama ja mõni aasta hiljem nad siis kolisid edasi Sinti. Aga minu vanaisa oli siin jah, kuni oma surmani ja kuni viimase otsani siis siin kandis mesilasi pidas. Vana õunapoed oli siin maja ees ja õunapaias olid veel nii-öelda need pukktarud ja seal teises talu nurkas oli mesilaskoppel ja seal oli juba rohkem nagu need raamtarud, mis vanaisa ise meisterdas. Et usin mees oli mu vanaisa ja elu läbi. Seda nii-öelda aastaarvu siin 1940 oled ilusti. Oleme selle ka ära tuvastanud. Küllap kui vanaisa siis millegiga need siia sisse toksis. Mina olen kogu aeg mõelnud, et kuidas nad selle asja siia tegid. Et see ei ole lihtne. Jah, et mulle seda võiks täitsa mõne vana teadi käest veel täpsemalt järgi uurida, et mitu meest pidi siin rakkes olema, kuidas need kivid siia üles vanasti tõsteti, sest ega neid käsi ju väga palju ei olnud, on ju. Et vanaisa ise, vanaisa tõenäoliselt oli siis keskmine poeg abiks, on ju. Noor Kusti võis 15-aastane olla, no võib-olla ta ka juba neid väiksemaid kive pani siia.
et igatahes jah, siin selle mehes ikka müts maha ja et kõva mees oli, seda peab tunnistama. Kui ma olin 3-aastane, siis vaatasin, kuidas õues on lumi sadanud ja mõtlesin, et küll oleks väga tore selle peal tampida ja siis ema ja siis vanaema ütlesid, et see on ju külm. Ma ütlesin, et ma ikka tahaks minna ja siis nad võtsidki mu jalad paljaks ja siis mina läksin ja suure rõõmuga läksin uksest välja ja jõudsin trepini, siis olevat ma juba muutunud tõsiseks ja siis astunud 2 sammu allapoole ja siis hakanud nutma ja jookstud üles tagasi. See on jah, et laske lapsed saavad, mida nad tahavad. Vaatame ikkagi selle korstna ka korra siis ikkagi üle, et see on ka siin üks võimas, minu arust on võimas nagu monument ikkagi. Ma arvan, et üks huvitav asi, mida ei saa kuidagi ära rääkimata jätta, on see korstna lugu. Mina tulin siia, tegelikult ma imestan, et selline korsten üldse alles on, et ta on ka ikkagi siin ju varsti 100 aastat vana. Et neid korstnaid ei ole minu arust nii palju, et kui ma siin teistes nii-öelda nendes talukohtades olen vaadanud, siis sellist suurt ja uhket korstent seal ei ole. Ja kui esimest korda me nüüd siis üle-eelmine aasta siia mammaga koos tulime ja mamma siis tuppa astus ja vaatas ja imestas ka seda korstend ja ütles, et ta on siin ustavalt seisnud, otse kui ootaks, et keegi tuleks ja paneks uuesti tule siia alla. Nii et küllap see korstend siis ootab siin ja mina loodan küll, et kui tore oleks, kui siin see korsten taaskord nii-öelda suitsu annaks ja Paadremaa rahvas võiks jälle hakata siin lugema, et mitu suitsu selles külas on. Nii nagu see vanasti käis. Ma arvan, et ennem kui me ikkagi hakkame jälle tagasi minema, siis see lõpulugu on minu arust jälle üks lugu, mis ei saa siin kohal rääkimata jääda. Ja see räägib sellest aknast siin. Ja sellest aknast välja vaadates pärineb minuni jõudnud minu vanaisa kõige üks varasemaid lapsepõlve mälestusi, mida ta ka on kirja pannud. Tal on kahjuks neid väga vähe, aga üks tema mälestuste vihik, mida ta siis umbes 70-aastasena tal paluti, et kirjuta ikka mõni mälestus ka endast. Ja selle väikese vihiku esimesed sissekanded olidki siin mälestus sellest aknast, kuidas ta oli aknast välja vaadates ja nägi oma isa. See pidi siis olema aastal umbes 1916 ja tema isa Aleksander, kes siis oli juba alles mõni aasta varem vabandust, tegelikult see teine vanataru, aga väga hea, me räägime selle akna juures, tegelikult on selle vanatare akna ees see lugu sündis ja ta vaatas sealt aknast välja ja nägi oma isa tulemas esimesest maailmasõjast tagasi. Noor poiss, kes oli siis oma ema ja noorema vennaga tõenäoliselt aastakese jagu nii-öelda vanaisa tagasi oodanud. Et sellised lood on tõenäoliselt olemas ka paljudes teistes taludes siin, kui mehed pidid minema kas siis esimesse maailmasõtta ja vanaisa ise ju läks siit ka teise maailmasõtta ja tuli ka tagasi. Nii et need on paar õnnelikku lugu. Martinsonid elasid Kõliste Uuetoal 44 aastat. Järgnevad 33 aastat toimetati siin suviti Pärnust käies ning pisut rohkem kui 55 aastat on need kiviseinad siin ilma katuse kaitseta püsti püsinud ja ka korsten on veel sirgel seljal püsti. 50ndate lõpus müüs Johann taluhoone paigid ja muu puitosa ära ja neist ehitati maja Pärnusse Raekülla. Pea 3 aastakümmet, kuni oma surmani aastal 1985 käis Johann Kõliste Uuetoal mesilasi pidamas
ning Jekaterina käis veel hiljemgi aeda ja põldu harimas. Majast olid küll ainult müürid, aga ait oli siiski olemas ja ajutise eluasemena kasutatav veel kuni 90ndate alguseni, mil rahuaja Olev selle ära Ainu väljale viis. See on ikkagi tore rääkida küll, jah. Aeg lendab. Kell on juba üle 7:30, kui asume tagasi teele. Mööda vesiseid traktorirööpaid, üle kändude, õkva läbi võsa. Öeldakse, et tagasi tee pidi kiiremini kulgema. Tõenäoliselt ei ole enam nii palju seda uudistamist. Ja lihtsale psühholoogilise fenomeni esile kutsuta põnev teada. Nii, aga ma loodan, et me tuleme õiges kohas. Siin on väga sügav koht. Vaata, siin on mingid väga sügavad kohad. Või äkki sa tuled siit, näed, mamma, me oleme tulnud siit. Videot vaadates näib see kõik palju lihtsam, kui koha peal oli. Siin on ja näha, siit me oleme tulnud. Kukkusin korra ja lõin põlved valusalt ära. Aga Urve ja Alo olid palju tublimad rännulised. Rammisid muud kui pika sammuga läbi kõrge heina ja tiheda võsa. Nemad ei kukkunud kordagi. Visi ja võti käime mingid. No ju me siis ikkagi siit tulime, kui siin tundub, et on käidud. Siin on nüüd raske ennustada, kust me täpselt tulime. Lagunenud kiviaia kohta on Alol teooria, et see võib olla olnud laotud vana tee serva, mis Pikapõlmalt Kõllistesse viis. Peale väikest arupidamist ja mõtisklemist, et mis tee siin äär on või mis põlluäär siin on, siis vanu kaarte võrreldes seda nii-öelda kiviaia suunda võrreldes ma paigutaksin selle kiviaia umbes siia. Sest meie tulime siit Uuetoalt nüüd siia kiviaia peale ja lähme vanasse Kõlistesse. Aga vana tee läks nüüd Pikapõlmast otse vana Kõlistesse. Ja meie siis keerasime natuke varem ära ja olime Uuetoal. Ja täna me siis tuleme Uuetoalt siia vana tee äärde ja kohe oleme tagasi vana Kõlistes, kus me siis juba läheme oma autot otsime jälle. Nii et see on ka nüüd selge, mis kivi mõnnikuga. See läheb jah, otse. Nii, lisanud selle. See on nüüd see koht, millest peab veel üle saama ja ülejäänu on kõik juba lihtne. Siin on jah, nii on üledet olema. See oli kõva. Nii. See on kõva. See on kõva. Kõva. Ja siia. Nii. Nii, anna siis see nüüd tagasi. Okei. Vot harjutamine teeb meistriks, sellest peaks ka pilti tegema. Kuidas? Raiesmikut leitud nottidest tegime innist lihtsa skaudisilla umbes 15 minutiga. See on meie teelõigu kõige raskem lõik. Et alguses tuli see sild ehitada, tagasi tee on lihtsam, sild on valmis. Hästi tehtud, tubli töö.
Uudistes, kus ma veel kevadel rõõmustasin, et taluõue suured puud ja hekist sirgunud kõrged kuused olid metsalangetajatest puutumata jäänud, tuli nüüd kahetsusega nentida, et ei jäänud nad puutumata ühti. Vahepeal olid ka need siiski maha tõmmatud. Mõnele eakale puule oli õnneks ikkagi halastatud. Midagi on siia varemete seltsi jäänud. Siit tulevad juba noored sirelid ja see tundub olevat miski kultuurtaim. Vaikselt liigume siis tagasi. Kalja Lista teadavist Rõrus, Sabasõrus. Oi. Võin esitada ka ühe luuletuse. See on jälle sobib paika, teine kord, kui ma seda esitan. Kontekst oli väga sarnane, et inimesed rääkisid kannatusest, aga nüüd meie oleme kannatanud siin terve mitu tundi ja see luuletus räägib ka kannatusest ja ühest suuremast kannatusest, mida peetakse maailma üheks kõige suuremaks kannatuseks ja see on Kristuse ristisurm. Ma mõni aeg tagasi kirjutasin selle, et Jeesusest seal verd ka tilkus, kui rahvas tema kallal ilkus. Kuigi paljusid ta ravis, ise nüüd on suures savis. Pappidega tüli noris, nüüd on sellepärast poris. Kui aga siiski ristil sured, siit kaasa võtad meie mured ja lahti teed meid meie vaevast, kui õnnistuse saadad taevast. Siis ära pikka viha pea ja ära taevast meid sa nea, et kõik su kallal ilkusid, kui sina verest tilkusid. Nii, see on siis lugu kannatusest, verest ja porist. Ja. Saad ilusasti. Ops. Ai käidud. Jaa. Päris korralik matk. Muidugi. Kell 6 hakkasime minema. Kell on näed 20 minuti pärast 9. Vaata siin, et sa pane siia. Hoian siit kinni ja lähen ilusasti. Ikka tuleb seda tõrjemaagiat kasutada. Sääseb ja farmutõrje maagiline vihlemine. Pärast pikka retke oli veel jaksu ja otsustasime koolimaja juurest läbi käia. Algkool suleti 2002. aastal õpilaste vähesuse tõttu, kuid tänapäeval tegutseb koolimajas Paadremaa külaselts. Selle maja kohta ma saan öelda seda, et see oli palju aastaid koolimaja. Kui mina siin käisin 7. klassis, siis oli ta nimi Paadremaa 7-klassiline kool või 7-aastane kool. Ja selles majas olid
need 3 esimest akent, siin oli 7. klass. Sealpool ääres olid 2. ja 4. klass. Ja selle maja pooles, siin oli meie 7. klass ja 5. klass. Ja sealpool otsas oli katselei ja ühe õpetaja elamu, tema köök ja tuba. Ja 1. ja 3. klass olid teises majas, siit ülejärgmine maja. Ja maja taga oli suur kooliaed, praegu on seal ainult puud. Ja meie spordiplats oli ka mitte kaugel nende suurte puude taga. Praegu paistab, et seal on ka ainult puud. Ja selles majas oli kooliteenija lehm, siis lehma hein ja kõike ma ei mäletagi. Nii, me oleme siin Paatrum. Siin olid jalgrattad, mõnel õpetajal olid ja kui mina käisin kodust jalgrattaga, siis oli minu jalgratas ka. Aga siin on üsna vanad aknad, need on ju ka iidsest ajast. 100 aastat vanad aknad, et nad on siin nagu püsinud niimoodi, see on täitsa ime, et nii vanad asjad on juba ikkagi paljud pehkinud. Need 4 akent olid kõik siis selle 2. ja 4. klassi aknad. Ja vahetundide ajal olime ka selles suures klassis. Ja siin 2 esimest akent olid katselei omad ja 2 järgmist, need olid õpetaja Soku kodu. Ja siit maja eest uksest käisid sisse siis õpetajad. Õpetajad ees uksest ja lapsed tagant uksest. Vanemate lugusid hakkasin kuulama, sain teada, et nad on Paadramaal koolis käinud. Et siis meie esimene ettekujutus oli muidugi see, et nad olid väikesed junsud ja kui nad nii-öelda hakkasid 1. klassi minema, et siis nad hakkasid kohe sealt metsa tagant tulema 1. klassi ja siis käis Vaido kõigepealt ja siis mõni aasta hiljem hakkas koos Urvega käima. Aga pärast ma sain hoopis täpsemalt teada, et meie pere ikkagi läks juba 50. aastal Pärnusse ja siis lapsed käisid siin koolis ainult mõne aasta. Vaido käis 1. klassi ja 2. klassi 1. veerandi käis, aga mitte selles majas, vaid selles, kus pärast on see vallamaja, selles majas. Aha. No vot näed, nii et kui sa küsid vanemate käest täpsustavad asju, siis sa saad teada asju, mida sa ennem ei teadnud, ja mis olid sinu kujutluses ühtemoodi. Ja kui sa järele küsid, saad hoopis teada, et tegelikult niimoodi ei olnud, nagu sa olid pikki aastakümneid enda peas nagu mõelnud. Nii et kindlasti otsige vanemad üles, küsige täpselt järele, mis toimus, kuidas toimus ja mina saingi siis teada, et tema on siin ainult 1 talve käinud ja seoses sellega, et meie vanaema oli nii haige, et ei saanud teda üksinda jätta sinna, siis mina 6. klassi õpilane, mina ütlesin, aga teeme nii, et isa ja siis Vaido jäävad sinna ja ema 3 lapsega jääb sinna ja nad olid nõus ja siis mõtlesin, et tasub tõesti nii teha. Mina 6. klassi laps, ma ütlesin niimoodi. Õpetab isa, ema ja vanemat venda. Ja siis oli samune, mina ise siis võtsin kätte, käisin oma koolis, võtsin sealt
ütlesin seal Pärnu esimeses klassis, ütlesin, et ma lähen nüüd sinna Paadrama kooli ja võtsin helbemärgid ka ja tulin siis siia ja ütlesin, et me tahan nüüd ise ja 7. klassi tulla ja õde tahab 2. klassi tulla. Ja siis see õpetaja Sokk oli suvel siin, asendas direktorit ja küsis siis tunnistused, vaatasid tunnistusi ja siis küsis, kus kohalt ma elan ja siis ma seletasin, et vaat sealt ja seda teed mööda tuleb minna ja nii palju ja ühesõnaga ja siis tema pani meid kirja ja eks nad siis veel telefoniga muidugi küsisid üles, et kas need lapsed ikka tohibki kooli panna. Mida ma muidugi teadsin kusagilt varasemast ajast, olin teada saanud, et pink, mille peal ma istun, on Harri Jõgisalu pink ja Harri Jõgisalu oli siis minu ema ristiisa, on ju nii. Nii et mul on istuda oma ema ristiisa pingil siin Paadrama koolis. Ja need pinkid on tehtud selle poolt ja meie sugulane see, Elja poeg, Sutivati. Ahah, no võtne. Sutivati pingid. Saame jällegi teada ühe vana tõe, et maailm on väike. Ükstapuha, kuhu poole sa lähed jälle, seal on ühed tuttavad ja seal teisel pool on teised tuttavad. See on siis seltsivaja öeldi, pärast öeldi rahvavaja. Ja see kollane vaja, selles klassis olid minu kooli ajal olid siis 1. ja 3. klass selles kollases vajas. Ja see Eilandi vaja, see on see sama vaja, kus Sindi Sass pidas poodi ja Sindi Elle sündis selles vajast, see kollane seal. Siin, selles? See, jah, kollane vaja. Ma korra mõtlesin, et see kunagi mõtlesin, et on see siinpool tee ääres, aga seal, no selge, jah. Seal on üks meie sugulane on seal ka, see Paltser, see on meie Paadrama vanaema onupoeg, Paltser. Aga see poepidaja siis oli sellesama Kõliste uue toa nii-öelda keskmine poeg, kellest me ka ennem rääkisime, kes siit Sinti läheb edasi. Ja siis see kollane vaja on niimoodi, et pärast seda, kohe järgmine aasta, kui mina läksin, Helmega läksime sinna Pärnu kooli, siis sellesse kollasesse vaia tehti internaat. Ühel pool poisid, teisel pool tüdrukud, keskel siis söögisaal ja köök ja siis kasvatajate tuba. Siis järgmine aasta oli internaat seal. Aga minu kooli ajal oli internaat, vaat see vaja, mis ma tee peal ütlesin, see vallavaja. Aga see on, seda ma ei tea, kas seda vaja enam ei ole või, aga seal pidi nii olema, et astud sisse, siit läks klassi 3 akent ja siit poolt oli 1 aken, siin pool oli õpetaja tuba, siis oli õpetaja köök, siin oli klassiruum, kui Vaido oli 2. klassis. No lähme vaatame korra veel seda teist maja ka ja milline ta välja näeb seal täpselt, et mis seal meil teada saame või? Vaido läks 2. klassi, mina olin 5-aastane, mina olin tal esimest päeva seal temaga kaasas, istusin tema kõrval ja siis mäletan hästi, see oli ikka pikk ruum.
ja sai seda ühe akna taha. Ei, no loomulikult, 1889. aastal ehitatud Paadremaa kool, mis kiriku juures oli, ei ole säilinud. Teise vallakooli ehitasid Mõtsu ja Paadremaa mõisnik parun von Üksküll ja vald Kahasse ning see valmis 1908. aastal. Esimese Eesti Vabariigi ajal õppis koolis ligikaudu 140 last. Enim oli neid 50-ndatel kuni 160 õpilast. Õpilaste suure hulga tõttu ei mahtunud nad kõik ühte koolihoonesse õppima ning abiks võeti vallamaja ja muudki hooned. Selles majas, seda nimetati Eilandi majaks. Siin majas oli meie onul Sindi Sassil kauplus ja selles majas sündis nende vanim tütar Elle. Sel ajal, kui mina siin koolis käisin aastatel 1957-58, oli siin majas meie kooli esimene ja 3. klass. Ja järgmisel aastal, kui ma olin juba Pärnusse kooli läinud, oli selles majas kooli internaat. Ühes otsas olid tüdrukud, teises otsas poisid, nende magamistoad. Keskel oli suur söögisaal ja seal sai ka õppeülesandeid teha. Siis samas keskel kusagil oli köök ja kasvatajatuba. Ja see internaat oli siin palju aastaid, täpselt ma ei tea, kui kaua. Pärast seda oli siin üks ütleme restoran või siit sai osta igasuguseid sööke, sai süüa. Siin on ilmselt on ka lihtsalt kauplus olnud. See oli juba uuemal Eesti ajal. Hallivanni teeristis on varemed kunagisest pikast majast. Siin oli postiagentuur sel ajal palju aastaid, siis kui ma siin ka elasin. See maja, mis siin nüüd otse oli, võt väike nurgakene veel paistab ja, siin. Siin oli postkontor, aga mis selle Alleksi nimi oli? Aga poodi või kõrtsi siin ei olnud? Siin oli see postimaja. Kõrtsi ma ei tea. No kas siin üldse kõrtsi oli, siis ta oli ikkagi, no võis olla midagi, mingi väikene siuke pubi või? See oli päris suur maja, jah. Pikk suur maja oli korrusüü. Ja järgmine oli siis see samune vallamaja. Peab siis kuskil siin olema. Ei, siit edasi tulevad juba nad siit keeravad siit. Vaat siit peaks minema. Vallamaja juurde või? Vaat siin on vallamaja, jah. Ei ära sisse keerab. See alle seda pole siin või see on nii-öelda eras juba kuskil? Sel ajal, kui mina siin olin, oli siin kooli internaat. No see on see vallamaja või? See peab olema. See peab olema, jah, see on internaat maja koolile või? No jah, kaugelt teie käisite ikkagi iga päev ju. Mina ei käinud, mina käisin seal koolimajas, mis oli seal Tõusiküla poole. Jah, no selles Paadremaa tänases selles vanas koolimaja. Ma mõtlen, et Põliste Uuetoalt te ju kunagi siin internaadis ei olnud, et Tuusu ja Tormiga ikkagi see, mis sa selleks vahemaaks ütlesid, 3 kilomeetrit umbes? 2,5 kuni 3 oli meie kodust kooli. Jah, see on piisav maa. Aga vaat selles mõttes sealpool on 3 akent ilusasti, aga siit poolt ei olnud. Käime ringi ära, siis näed. No siin on üks suur ruum. Jah. Siin on ainult üks suur ruum. Siis on siuke, no ütleme, et siuke poole osa ja siis on üks väike ruum. Ja siis siin
nagu te ütlete, et need 3 akent, siis siin on tõesti, siin on köök, siis on siuke, siin oli kunagi koolimaja vist mingi aeg ka. Koolimaja ta oli. Mu vanem nüüd käis siin natukene. Ja siin on veel see koridor, siin on see ühiskoridor. Siin internaat ka. Ja, mingi aeg, ma aastaid ei tea, siis on nagu köök, siis on suur tuba ja see on magamistuba ja seal tagapool otsas on samamoodi 3 suurt tuba. Nii. Jah, aga siit kohta, jah. Siis on vähemalt mille kallal nokitseda. Jah, ja nüüd ma endale üritan väikest suvemaja. Alguses ongi niimoodi tööd, et tuleb teha selline väikene nii-öelda kodu valmis, kus saad rahulikult nii-öelda vesitseda ja siis on aega nokitseda selle kallal. Jah, siin me ehitame väikest suvemaja endale. Aga noh, see maja on originaali, see on originaali saun ja keller, täiesti originaalkeller vana. Ja, seda on näha. Ta pole isegi, noh, ees siit kukkus võlv see ära, aga muidu on täies sees, ta on nagu originaalis. Ja noh, mingid majapaberid, mis mul isa siit nüüd leidis, siis ka olevat siin kuskil laut. Kas siis on see olnud eelnevalt laut ja vanaisa ja need on teinud sinna kuuri. Et päris need algsete majapaberite peal peakski olema elumaja, saun, keller ja siis see peaks olema siis kunagine laut veel. Väga võimalik, jah. Kas te olete kuuldud, et keegi Koppel, ta on köster olnud? Ma tean, et Koplid on meil sugulased samamoodi, sest et me ise oleme Noplid. Ja. Aga ma midagi olen kuulnud, aga ma arvan, et noh, mul isa oskab sellest rohkem. Kas siin on keegi neist elanud äkki? Ma tean, et ainult Noplid on siin olnud. Ma tean, Koplitel on seal Paadremaa mõisa juures on talu, mille nimi oli Kullamäe. Ja olen kuulnud, vanaisa vist on äkki rääkinud sellest või vanaema. Ja siis kas Otot ja kohe Koppel Eha ja Vaike olid ühed tütred. Eha ja Vaike. Ja no, hea küll, need on juba minust ka vanemad. Ma võin näidata koridori sees ka. Koridori me pääseme. Kus see Vaidu siit meil kooli läks siis? Läks eest uksest või siit tervat uksest? See peaks olema see ees, jah. No siin on nüüd koju endal. Nii, siin ta siis käis nii-öelda vahetunni ajal. Siin on siis koridor ja siis siin ongi need, kus on need 3 tuba ja siis sealt lähed on ka 3. Siis peab olema see peab olema Vaidu klass. Siin on mitu akent ja siis edasi järgmisel aastal oli siis üks poiste ja üks tüdrukute tuba, siis kui mina siin elasin ja siin siis peab olema selle internaadikasvataja tuba ja tema köök. Siit me läksime siis ilmselt õue ja pärast oli siin siis kui mina olin 7. klassis, siis oli siin internaat, poisid ja tüdrukud ja seal tüdrukute toas ma olen üks öö maganud ka. Seal olid see 9 voodit ühes reas. Vana on isegi vist seda mulle rääkinud. Ja üks oli 2 inimese voodi, seal magasid 2 õde. See samune kohe Sürje ja Silje. Kui me läksime vahetunnile õue, siis sai siin õues mängida. 7. klassis, siis Nelli oli 4. klassis selles suures majas. Ja Jaan oli temast palju aastaid vanem, ta oli minu vennast ka vanemast vennast. Aga jah, soo. Tore. Nii, Noppel Jaani lapselaps siis. Jah, just. Tore, Veronika. Majadel on vägevad lood. Need lood moodustavad maja hinge. Ja kõike, mida need majad ei tea.
no ma arvan, et see maja oskab nii mõndagi rääkida, kui sa vaid räägiks. Ja siin ju üleval maja seina peal on ka ju see mingi OMA mingi tähis, see on see omavalitsuse mingi... Jaa, vana Eesti aeg. Vana Eesti aegne. Sina kindlasti tead. Päris see märk on veel seal säinud. Kindlustussedelid olid sellised, aga siin võis midagi muud ka olla sellise kujuga muidugi. Ja kuule, vaata, need aknad olid meil kõlistes, oli samamoodi see teisel pool. See topeltraamig olid ja, no piltidelt on need näha või millised seal kõlistes olid. Me saame tegelikult teada kõik, mis siin oli. See on tore. Nüüd mina olen ka jälle targem. Ei teada, et mismoodi minu sugulased sellega seotud on. No jah, Vaido käis jah. Esimest klassi ma täpselt ei tea, aga teine klass esimese päeval tulid siia majja ja siis see teise klassi esimene veerand ta õppis siin ja siis läksime Pärnu. Siin vallamaja juures saigi läbi meie tänane seiklus mälestuste radadel. Kõik.